Ma mäletan, et kunagi, kui ma Human Designiga esimest korda kokku puutusin, siis sealt käis läbi hästi märgiline aastanumber 2027. Ja kõik see, mida 2027 muutuse kohta räägiti, tundus 11 aastat tagasi paraja utoopiana. Ja täna, aastas 2026, ei tundu enam üldse. Lühidalt kokku võttes on point selles, et kõike seda, mida Human Design edasi annab, ja tegelikult ennekõike seda põhilist vundamenti ja põhilist kingitust, mis sul sellest süsteemist saada on, läheb vaja ennekõike aasta 2027 lähenedes. Noh, ja nüüd täna ma võin sellega täiesti nõustuda. Ja võib-olla alustame sellest, et mis on siis see kõige suurem kingitus, mida tegelikult Human Design sulle annab. Sest tegemist ei ole kõigi nende põnevate faktidega, mida sa enda kohta teada saad. Jah, nendega on sul väga palju peale hakata, aga tegelikult A ja O on ikkagi seesama sinu strateegia autoriteet. Milline on sinu suhe eluga, kuidas sa läbi elu liigud? Ja ma rõhutaksin ennekõike just nimelt seda, et kuidas sinu sisemine kompass sinuga suhtleb ja kuidas sina saad teha tõeliselt endast lähtuvaid otsuseid ja valikuid. Human Designi suurem eesmärk on tegelikult aidata sul jälle õppida usaldama iseennast. Ehk siis lõpetada ära välistele autoriteetidele toetumine ja pimesi teiste inimeste juhiste järgi tegutsemine, ka siis, kui see tegelikult läheb vastuollu kõigega, mida sina enda sees tunned, tajud või õigeks pead. Meid on kõiki maast madalast programmeeritud ja õpetatud kuulama teisi, kuula vanemaid, kuula õpetajaid, kuula arsti, kuula poliitikuid, kuula autoriteetsena näivaid inimesi. Meil on lisaks sellele ka loodud narratiiv selle kohta, millised on autoriteetsed inimesed. Ehk siis sisuliselt meid on terve elu eemale juhitud sellest sisemisest kompassist ja öeldud, et noh, kuule, kes oled sina, mida sa ka tead, kuula pigem neid, kes on oma valdkonna spetsialistid. Ja valdkonna spetsialistidelt seda tasub kuulata, mida nad räägivad, küll aga tasub sellesse suhtuda kui infoallikasse, mitte millessegi, mille põhjal langetada otsuseid. Ka arst võib sulle pakkuda erinevaid lahendusi, aga sina pead olema see, kes toetudes enda sisemisele kompassile, teeb kõige õigema ja kõige objektiivsema otsuse. Ja seda, et kuula oma sisetunnet üle kõige, oled sa ka palju kuulnud. Aga kuidas siis ikkagi? Ja vot just nimelt see on see miski, mida sul on saada Human Designist. Human Design on loodud olema eksperiment ja kui see süsteem on vähegi sind kõnetanud, siis kõige suurem kingitus peitub seal just nimelt selles, et sa hakkad jälle usaldama, võib-olla päris esimest korda oma elus, aga hakkad usaldama ennast üle kõige ja saad aru, kuidas on sul võimalik juhtida ennast läbi kogu selle segase lärmaka maailma.